Tere päevast ja täna vaatame sellist teemat nagu võrgu konfigureerimine ja andmeturve külmatehnikas, nii et ja võrgu konfigureerimine olulisus, süsteemide ühendamine. Õigesti konfigureeritud võrk tagab erinevate seadmete ja süsteemide omavahelise ühendamise, näide külmasüsteemide, andurite ja juhtimissüsteemide ühendamine ühtsesse võrku võimaldab tõrgeteta andmevahetust. Näiteks võib külmhoone juhtimissüsteem saada andmeid temperatuuri anduritelt ja rõhuanduritelt ning kohandada tööparameetreid vastavalt. Töökindlus ja efektiivsus tagab sujuva andmevahetuse ja süsteemide töökindluse. Hea võrgu konfigureerimine aitab vältida andmete kadu, võrguühenduste probleeme, tagades pideva ja usaldusväärse süsteemide toimimise, näiteks korralikult konfigureeritud kommutaatorid ja ruuterid tagavad, et andmed liiguvad kiiresti tõrgeteta külmhoone andurite ja juhtimissüsteemide vahel. Ja nüüd on natukene võrgu topoloogiast, mismoodi topoloogia tähendab ju mida? Mingit paigutust, asetust. Ja siin on küll need slaidid, mis on mul siia projekti planeeritud, aga võrgu topoloogia ja komponentide kohta on olemas eraldi slaidi loengu tsükkel, mis on selle loengu üks osa ja on teil ka õppematerjalides kätte saada. Nii et ma käin need slaidid kiirelt läbi ja lähme siis muude asjadega edasi. Siinitopoloogia, ringtopoloogia, tähttopoloogia, laiendatud tähttopoloogia, mida nad kõik tähendavad, on teises loengus, nagu ma mainisin. Hierarhiline topoloogia on kõige rohkem levinud ja silmustopoloogia eriti kriitiliste võrkude tarbeks. Ja seadmete aadressite määramine, iga seadme IP-aadressi ja MAC-aadressi määramine, et tagada unikaalne identifitseerimine ja side. See on juba arusaadav meile kõigile, et igal seadmel peab olema omad aadressid ja omad täpsed parameetrid. On olemas staatilised ja dünaamilised IP-aadressid näiteks või aadressid. Staatiline IP-aadress on see, et olulisetele seadmetele nagu serverid, juhtimiskeskused määratakse konkreetne IP-aadress, et tagada nende pidev kättesaadavus. Dünaamilised, vähem kriitilistele komponentidele ja seadmetele, nagu ajutised andurid, kasutajaseadmed võivad kasutada DHCP serveri poolt määratud dünaamilist IP-aadressi. Hooldustehnikute sülearvutid saavad dünaamilise IP-aadressi, kui nad ühendavad ennast võrku, lihtsustades võrgu haldamist. Võrgu seadistamine, ruuterite ja kommutaatorite, võrguadapterite seadistamine vastavalt määratud topoloogiale ja aadressidele. Siin on need erinevad komponendid, passiivsed, kõikvõimalikud juhtmepaneelid ja pistikud ja kõik muud asjad, nendest on ka selles teises natuke pikemalt juttu. Siis on aktiivsed seadmed, repeater ehk võimendi, signaali võimendi, erinevad variandid. Siis on jaotorid, mis on mitte eriti, mida ei saa manageerida ja siis on olemas switchid, mis on juba programmeeritavad ja mis töötavad OSI mudeli 3. ja 4. kihil näiteks, mis on OSI mudel, seda me ka kindlasti mingil hetkel puudutame, see on selles teises loengus ilusti ka olemas. See on veel 3. loeng, see on ka teil seal kirjas, on mudel, milleks see mudel vajalik on ja nii edasi, nii et need on kõik olemas, aga teises loengu tsüklis.
ja siis on veel ruuterid, mille pildid on ka siin näha ja ruuterite kohta info on ka teises loengu esitluses. Nii. Võrguseadmete seadistamine, võrguteenuste. Võrguteenuste seadistamine on DHCP, DNS ja muude võrguteenuste konfigureerimine, et tagada sujuv ja efektiivne võrgu toimimine. DHCP ja DNS. DHCP on dünaamiliste IP-aadresside jaotamine seadmete vahel, et lihtsustada võrgu haldamist ja tagada, et kõik need seadmed saavad automaatselt vajaliku võrguühenduse. Näide, DHCP server jaotab IP-aadressi hooldustehnikute seadmetele, kui nad ühendavad võrku, lihtsustades seadmete haldamist ja võrgu laienemist. DNS, limenahenduse teenus, mis võimaldab seadmetel kasutajatel pääseda juurde ressurssidele lihtsamate nimede kaudu, mitte keerukate IP-aadresside kaudu. DNS server võimaldab kasutajatel süsteemidel pääseda juurde juhtimiskeskuse ressurssidele lihtsate nimedega, näiteks control center local kaudu, see oli lihtsalt näide. Ja mis on IP-aadress? See on nüüd selline teema, et väga paljudel on see selge, aga võtame selle niimoodi korraks kiirelt läbi. Ja IP-aadress on unikaalne numbriline identifikaator, mida kasutatakse seadmete tuvastamiseks ja nende suhtlemiseks arvutivõrgus, mis kasutab internetprotokolli IP ja IP-aadressid tagavad, et andmed liiguvad ühelt arvutilt või seadmet teisele õige sihtkohaga. See on arvutiaadress. Ja on kahesuguseid IP-aadressi tüüpe. IPv4, internetprotokoll versioon 4, kasutab 32-bitist aadressruumi, mis võimaldab kokku umbes 4,3 miljardit unikaalset aadressi. IPv4 aadress koosneb 4 oktetist 8-bitised plokid, mis eraldatud punktidega, näiteks siin on ka formaat 192.168, 1 või 250, okei, see on lihtsalt näide. Ja IPv6, versioon 6, kasutab juba 128-bitist aadressruumi, pakutes olulist suuremat aadressruumi kui IPv4. Ja tema koosneb 8-16-bitiste segmentide rühmast, mis on eraldatud koolonitega. Tema formaat on juba selline, võite ette kujutada, et kui esimese formaadiga sai 4,3 miljardit, siis paraku jah, sellega on see arv tunduvalt suurem. Ja IP-aadressi ajalugu on see, et 70-ndatel sai ARPNeti arendamise käigus, mis on jälle USA kaitseministeeriumi projekt, et ARPNet oli esimene tõeline võrk, mis kasutas pakettkommutatsiooni, info liikus pakettidena ja võimaldas erinevatele arvutite omavahel andmeid vahetada. Ja 80-ndatel aastatel määrati juba IPv4 standard. IPv4 oli ise esimene laialdaselt kasutatud IP-aadressi versioon, mis võimaldas seadmetel internetis suhelda. 87. aastal loodi esimesed internetiteenuste pakkujad ISP lühendina ja sel ajahetkel oli vaja saata internetiteenuse pakkujale kiri ja küsida oma võrgu jaoks IP-aadressist plokki. Tavaliselt määrati teile nii palju aadressi, kui olite palunud, või tõenäoliselt veidi rohkem, sest aadressi arhitektuur näeb välja selline. Aadressid määrati 8-bitistel piiridel
ja nii siis saime mõned väga suured IP-vahemikud, klass A ja mõned keskmise suurusega IP-vahemikud, klass B ja palju väikeseid IP-vahemikke, klass C. Sellele lisaks hulk aadressi klass C, mis oli üsna kasutuskõlbmatud, kuna need olid reserveeritud uurimise arendustegevuseks ning paljud operaatorid filtreerivad tänapäeval nendelt aadressidelt saadud paketid välja. Nii et see oli niisugune ajaloos, kuidas ta oli kujunenud. Ja nagu ma ennem ütlesin, jagunevad nad suurde 5 klassi. Klass A, suured võrgud, millel on palju hoste, keskmise suurusega võrgud, väikesed võrgud ja eksperimentaalseks kasutamiseks siis aadressivahemikud, mis on ka siin välja toodud. Ja paraku 90ndatel aastatel interneti plahvatuslik kasv tõi esile vajadus suurema aadressiruumi järele kui IPv4. Ja see viis IPv6 arendamiseni, mida tutvustati 1998. aastal, see on juba siin 26 aastat tagasi. Ja IPv6 kasutuselevõtt on olnud järk-järguline, kuna paljud süsteemid ja teenused töötavad veel endiselt IPv4 aadressidega. Siiski on IPv6 juba ikka rohkem ja rohkem levinud. Ja IP-aadressid määravad seadme asukoha võrgus ja võimaldavad seadmetel omavahel suhelda. Kui seade saadab andmeid teisele seadmele, lisatakse andmepaketile sihtkoha ja saatja IP-aadress. Ruuterid ja teised võrguseadmed kasutavad neid aadressid suunata pakett õigesse kohta. Ja privaatsed IP-aadressid kasutatakse lokaalses võrgus ja ei ole internetis otse nähtav. Privaatsed vahemikud on määratletud RFC 1918-ga ja need on siis siin ka välja löödud. Avalikud IP-aadressid kasutatakse internetis ja unikaalsed ja globaalsed. IP-aadressid on kriitilise tähtsusega interneti toimimisel, võimaldades seadmetel omavaheliselt suhelda ja tagades, et andmed jõuavad õigesse sihtkohta. Kommutaatorite, switchide ja ruuterite konfigureerimine. Kommutaatorid, VLANide kasutamine ja segmenteerida võrku ja suurendada turvalisust. Mis asi see VLAN on? See on virtuaalne võrk, mida siis tehakse. Võrguadministraatorid loovad selliseid virtuaalseid võrkusid. Erinevad virtuaalsed võrgud eraldavad näiteks külmhoonete andurid, juhtimissüsteemid ja kasutajaseadmed, vähendades võrguliiklust ja ülekoormust. Tähendab, mingisugune külmhoone ja selle seadmed on konkreetses ühes VLANis. Ruuterid, marsruutimisreeglite seadistamine, et tagada andmete sujuv liikumine erinevate võrguosade vahel. Ruuterite konfigureerimine tagab, et andmed liiguvad tõhusalt juhtimiskeskuse, külmhoonete ja välisserverite vahel. Ja põhimõtteliselt kasutades ruutereid ja switche on võimalik siis põhimõtteliselt luua virtuaalseid võrkusid, mis teevad siis olukorra palju mõistlikumaks. Kuidas nad toimivad, nendest VLANidest ja nendest me räägime siin loengusüklisel eraldi. Aga nüüd vaatame järelevalvet ja seiret. Järelevalve ja seire olulisus. Sellega järelevalvesüsteem tuvastab koheselt näiteks temperatuuri kõikumise ja ei pea pikalt seletama, milleks on vajalik. Ennetav hooldus võimaldab tuvastada probleemid varakult ja võtta ennetavaid meetmeid. Näiteks kui on korralikult toimiv järelevalve, siis järelevalve tuvastab juba niisugused nõndanimetatud kõrvalekalded ja meil on võimalus teha ennetavat hooldust, mitte oodata, kuni seade on rivist välja kukkunud.
Noh, te kõik veel mäletate seda situatsiooni, kui siin Covidi testid riknesid tänu sellele, et külmaseade ütles üles. Ja kasutatakse järelevalve tarkvara. Noh, siin on toodud mõningad näited nagu Nagios, Sabix, PRTG. Näiteks Sabix jälgib reaalajas külmasüsteemi temperatuuri, niiskust ja rõhku ja saadab teated, kui parameetrid ületavad määratud piirväärtust. Andmeanalüütika ja raporteerimine, reaalajas andmete analüüsimine, raporteerimine. Andmeanalüütika tööriistad koguvad, analüüsivad andmed, mis aitavad tuvastada ebatavalisi mustreid. Ka, ütleme, võrgu turvalisuse poole pealt. Andmesüsteemid, häirete ja hoiatuste seadistamine, et teavitada vastavaid isikuid probleemidest. Näide, PRTG seadistatakse nii, et kui külmasüsteemi temperatuur tõuseb üle määratud piirväärtuse, saadab see koheselt SMS-teate hooldusteelikule, et probleemiga saaks viivitamatult tegeleda. No siin on toodud näiteid, kuidas toimub temperatuuriseire, rõhuseire, niiskuse seire, energiatarbimise seire ja andmeanalüütika. Nii et paraku neid näiteid on piisavalt, need on õppematerjalis ilusti kirjas ja soovitan ka nendega tutvuda. Näiteks niiskuse seire, niiskusandurid jälgivad külmhoone niiskustaset, kui niiskus ületab ohutu piiri, saadab jälle järelevalvesüsteem hoiatuse, et vältida kahjustust. Võrgu turvalisus ja olulisus. See on väga tähtis. Meil võib olla väga ideaalne seiresüsteem ja nii edasi. Me võime monitoorida võrku, me saame infot ja järsku me saame mingisuguseid väga imelikke SMS-e ja mis juhtub? Meie andmetele on volitamata isikud ligi pääsenud. Näiteks külmasüsteemi andurid ja juhtimissüsteemid koguvad ja edastavad tundlikku teavet nagu temperatuuri ja energiatarbimise andmeid. Neid andmeid tuleb kaitsta volitamata juurdepääsu eest. Võite mõelda, et las ta siis vaatab neid, aga ta võib ka nende andmetega ju manipuleerida. Süsteemide töökindlus ennetab küberrünnakuid ja tagab süsteemide katkematu töö. Kui kübersüsteemid langevad rünnaku alla, siis paraku põhjuseks on ebapiisavad turvameetmed ja küberrünnakute ennetamine ja süsteemide töökindluse tagamine on kriitilise tähtsusega, seda me peame sellega arvestama. Ja millised on meetodid? Meetodiks on krüptimine, andmete krüptimine ehk kodeerimine, tulemüürid ja VPN-id. Kasutame tulemüüre, et kaitsta oma arvutivõrkusid. VPN-id on virtuaalsed privaatvõrgud, et piirata juurdepääsu ja kaitsta võrku. Näiteks tulemüürid aitavad blokeerida volitamata juurdepääsu külmasüsteemide võrgule, samas kui VPN-id võimaldavad turvalist kaugjuurdepääsu, moodustatakse erinevaid tunneleid, mida mööda siis on võimalus turvaliselt saada andmetele ligi. Autentimine ja autoriseerimine, tugevate autoriseerimismeetodite rakendamine, sealhulgas paroolid, kahefaktoriline autentimine ja ka tänapäeval laialt levinud biomeetrilised andmed. Kõik see on see, et tegelikult võrkudele ligi ei pääsetaks. Hädaolukorra plaanid. Meil peab olema valmidus ja reageerimine. Et mida me teeme, kui külmasüsteemi tabab ootamatu rike. See hädaolukorra plaan sisaldab meetmeid, mis aitab kiiresti taastada külmasüsteemide töö pärast riket, et ei korduks see eelmise näite põhjal, mis ma siin tõin. Ja
hädaolukorra plaanide koostamine saab alguse kindlasti riskianalüüsist, hädaolukorra protokollid. Protokollid võivad sisaldada samme näiteks kompressori rikke korral, mida peab siis tegema, sealhulgas varuosade kättesaadavuse kontrollimist, hooldusmeeskonna teavitamist ja nii edasi. Ja kindlasti kogu selle poole niisugune ülivajalik teema on koolitus ja testimine. Ja kindlasti me peame võrku optimeerima. Me ei tohi lasta võrku selles mõttes kontrollimatult ja aja jooksul suvaliselt, ütleme, kas ise laiendada või kõik peab olema süsteemne ja kõik peab olema täpselt paika pandud. See võrgu optimeerimine tagab võrgu sujuvat ja kiiret toimimist, vähendades igasuguseid võrguliikluse, kuna me teame, et võrgus käib informatsiooni liikumine andmepakettide abil, et vähendades viivitusi ja optimeerides ressursikasutust. Näiteks võrgu optimeerimine võimaldab külmasüsteemide andmetel liikuda kiiresti ja tõhusalt andurite, kontrollerite, juhtimissüsteemide vahel. Vähendab kulutusi ja kui me suudame optimeerida andmeliiklust, me arvestame, et andmete liikumine vajab energiat. Olgu see nii vähe kui tahes, aga see on energia. Ja siin on siis võrkude optimeerimismeetodid, võrgu läbilaskevõime analüüs, võrguliikluse prioritiseerimine, liiklusvoogude optimeerimine, regulaarne seadmete uuendamine ja hooldus ja võrguliikluse monitooring ja analüüs. Nii et kõik see on kasutusel ja kõiki neid teemasid me ka natukene edaspidi puudutame. Ja meie kursus lõpeb siin monitooring, Wiresharki selline programm on kasutamisega ja selle põhjal seal me saame ka siis teatud ülesandeid lahendada ja vaadata, kuidas reaalselt võrguliiklus toimib, kuidas need paketid liiguvad. Ja järgmisena on siis meil külmatehnika IT-turvalisus, aga see on juba järgmine loeng. Nii et tänan tähelepanu eest ja kohtume järgmises loengus.